Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Ole valmis lahti laskma, kui aeg tuleb. Väga huvitav. Ehk siis, kujuta ennast trepil, sa hoiad inimeste käest kinni, kes on sulle lähedased, sõbrad, tuttavad, kellega sa tihti suhtled. Ja sa vaatad videoblogi, koolitad ennast, kuulad audioplaate, tegutsed siis võrkturunduse valdkonnas, millest paljud inimesed võib-olla päris hästi aru ei saa, et miks sa seda teed. Ja sinu sõbrad ja tuttavad, võib-olla isegi sinu perekond hoiab sind tagasi. Miks on see nii? Kas nad soovivad sulle siis halba? Kindlasti mitte. Nad soovivad sulle küll kõike paremat, aga kuna nad ise ei soovi ennast sinu tegevusega kurssi viia, nad on kuulnud midagi muud, nad arvavad sellest teisiti, nad ei huvitu piisavalt sinu tegevusest, siis nad lihtsalt ei saa aru sellest. Kujuta ette, kui sinu parim sõber või tuttav hakkab tegelema millegagi, millest sina aru ei saa. Ja kuidas sa saad talle öelda, et ära sellega tegele? Et see ei ole sobilik või et tegele parem nende asjadega, millega enamus inimesi tegelevad. Kõigil meil on omad huvid ja tegevused siin elus ja igaühele ei peagi meeldima see, millega sina tegeled. Elu läheb edasi ja sina oled võrkturunduses piisavalt ambitsioonikas ja tegus, siis sina arened iga päevaga. Aga nemad teevad ikka oma tegevusi, nende elu läheb samamoodi edasi, nagu on läinud ja võib-olla nemad ei arene nii kiiresti kui sina. Lihtsalt sina liigud natukene kiiremini edasi kui nemad, selles ei ole mitte midagi halba. Ehk siis, kas sa oled valmis laskma lahti inimeste käest, kes sind tagasi hoiavad? Mõte on selles, et sa ei jäta neid maha, vaid see on valitud suund, mille oled sina enda elus valinud. Sa lihtsalt soovid elud natukene rohkem kui keegi teine. Ma ei tea, mida teed sina igapäevaselt, aga mina koolitan ennast igapäevaselt. Mina arenen iga päev ja suhtlen inimestega, kes viivad mind minu elus edasi. Ma lihtsalt liigun kiiremini edasi, kui seda teevad minu sõbrad. Näiteks mina näen võimalusi seal, kus paljud minu sõbrad ja tuttavad seda ei näe. Ja tegelikult me jääme ju edasi sõpradeks. Ma lihtsalt suhtlen natukene rohkem nüüd nende inimestega, kes soovivad nagu mina siis elus kiiremini edasi minna. Ja ma nõuan iseendalt elult natukene rohkem. Ja ma olen valmis midagi igapäevaselt ka rohkem tegema. Mina tegin seda. Lasin lahti oma sõpradest ja tuttavatest esimestel kuudel. Mõned teevad seda poole aasta pärast, mõned aasta-paari pärast. Millal sina oled valmis seda tegema? Sest varem kui hiljem tuleb seda teha, kui sa soovid olla edukas. Nüüd sa ei jäta tegelikult kedagi maha nii-öelda. Lihtsalt sina liigud kiiremini edasi. See võib olla natuke emotsionaalselt raske, aga see on vajalik, kui sa soovid olla edukas ja see on vajalik igas valdkonnas. Mõtle sellele. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!